Moodle'i vahenditest sobib tekstide sisestamiseks veel vahend Koosta tekstilehekülg. Kirjuta materjalile pealkiri. Kirjuta lühidalt materjali sisu. Ja sisesta tekst. Tekstilehekülje vahendis ei saa tekstilehekülge ennast toimetada ega kujundada. Selle vahendi abil sobib sisestada näiteks õpijuhiseid. Vaadake, et materjal avaneks uues aknas, uus aken. Salvesta ja tagasi kursusele. Moodle'i vahenditest lisavahend all saad valida veel Koosta veebilehekülg. Kirjuta pealkiri. Sisesta kokkuvõttev lause materjali sisu kohta. Ja sisesta tekst. Veebilehekülje puhul saab sisestatavat teksti kujundada. Jälgi, et see avaneks uues aknas, uus aken. Salvesta ja tagasi kursusele. Lisavahendite all on teksti sisestamiseks otse Moodle'i keskkonda veel vahend vahetekst. Vahetekst abil sobib sisestada kirjeldusi ja lõikusid, mis avanevad õppijale kohe kursuse keskkonnas, mitte eraldi pealkirja all, vaid otse kohe see tekst, mis te sisestate, ilmubki nähtavale. Vaheteksti abil sobib näiteks sissejuhatavas osas kirjeldada olulist informatsiooni kursuse kohta. Vaheteksti abil sobib lisada embed-koodi abil ka näiteks videoklippe. Kui teil on video üles laetud ja te olete saanud YouTube'ist näiteks embed-koodi, siis lülitate selle nuppu sisse ja peale seda kleebite vastava koodi. Nii et vaheteksti sisu, see võib olla omakorda jaotatud pealkirjaks ja tekstiks, mis sinna juurde kuulub. Kui te tahate, et vahetekstis eristuks pealkiri, siis kasutage seda pealkirjade toimetit. Vaadake, missugune suurus teile siis sobib ja milline kirjastiil. Ja sisestage tekst. Kui te teksti hakkate sisestama, siis lülitage see pealkirja formaat välja. Ja salvestage. Sisestatud tekst ilmub otse siin Moodle'i keskkonnas, mitte mingi pealkirja all ega taga. Ja allpool näide embeditud videoklippidest, millest eelnevalt oli juttu, et siin on näiteks embed-koodi abil lisatud videoklipid, mis avanevad otse Moodle'i keskkonnas.